Ameeriklased ja rahvusvaheline üldsus selgelt välja ütlema, et püsiva rahu eelduseks. Aga see ei lõpe, otsa sõit ei saa, kabjad löövad meile musta mori näkku. Aga see ei lõpe, otsa sõit ei saa. Oi jaa! Hea kuulata, kuidas ikkagi korüfeed mängivad pilli, sünti ja laulavad, kuidas kabjaga saab näkku. Mõnus on ikka sükene, kui hommikukabi näkku lööb sind 7:30 ajal. Üle tükki ajaks hea laul meil playlistis. Oli küll ja isegi siit laulust kumas läbi see, et Erich Krieger laulis seda laulu plätu ja sokiga. Täpselt nii. Nagu õige mees kunagi. Aga meil on aeg rääkida siis loomaaia uudistest, mida vist ei ole täna või? Aga lisaks sellele, et loomaaia uudised ei ole Postimehes, on minu väiksed kavalad häkkerinäpud leidnud ülesse siis selle ajakirjaniku kodulehekülje, muukisin sinna sisse ning loomulikult tema meilivahetusest leidsin siis kõik loomaaia uudised, mis ta kunagi on ise kirjutanud ja mis on tagasi lükatud. Siin on ka Mati Kaalu kommentaar, et liiga vähe õnnekurge. Ja on tagasi lükatud, sellepärast pole ilmunud, aga kuna siis suutsin tema selle ajakirjaniku inboxi sisse murda, loen ikkagi ette selle mustandi. Palun. Nii, 20. nädal on käimas loomaajas. Vihmasagarad panid roheluse just õigel ajal mühama, et pakkuda varju vast koorunud kuretibudele. Esmaspäeval koorunud esimest valge kuretibu võib tähelepanelik uudistaja märgata aedikus koos vanematega. Teine sama pesakonna valge kurepoeg koorus aga kolmapäeval õnnekurgedest kasuvanemate pesas. Valge kurepojad on teineteise suhtes agressiivsed ning pesas jääb enamasti ellu vaid varem koorunud vanem tibu, sest otsustati teine muna õnnekurgede pessa sokutada. Ent varemgi heade kasuvanematele näidatnud õnnekurgede endi munad olid tänavu viljastamata, kuid nüüd on neil siiski võimalus üks kuretibu üles kasvatada. Nii. Kurb uudis natuke tegelikult. Jälle hullu saame hakkama. Aga loomaaias ongi palju tihtipeale uudised kurvad. Kurekurbus. Veelinnutiikudel on koorunud 2 Kanada lagle pesakonda. Kaameraga varustatud kaljukotka pesas koorus 14. mail esimene tibu. Kolmapäeval ilmus esimene muna lumekaku pessa, mis järel emalind kohe ka, ma mõtlesin, et pesast jalga lasi, aga ei, alustas, kure hääl tuli natuke vahele, alustas siiski haudumist. Leeguanide puur troopikamajas sai uue sisustuse ja loomad on taas ekspositsioonis. Päikseliste ilmadega jalutavad õueaedikus šimpansid. Miiluaadikus kepsutab ringi juba 8 miiluvasikat, talled on sündinud kubanituuridel ja sinilammastel. Kulaanitäkk lasti karja hulka märade juurde. Gauride grupist aga eraldati noor emasloom, keda gauripull liialt togima kippus. Mulle ikkagi tundub, et see inimene, kes edastab loomaaia uudised, ikkagi käib väga vähe loomaajas ringi. Esiteks, ta tuleb sealt loomaaia väravast sisse, läheb sinna vasakule kotkaste juurde, kakud, kurg on seal kohe ees, kõige esimene puur, ja siis keerab paremale Illu kohviku juurde. Illu kohviku juures on need teeb seal 100 ja seened. On need sinilambad ja kõik muu. Ja edasi tatsid. Ja ega ta sinna taha elevandimaja juurde või sinna uude alpinaariumisse või afrikanaariumi lähistel, sinna ta üldse ei lähe. No ei ole uudised nendest. Ja ütleme, linnutiigi kohta oskab ta sellepärast öelda, et ta elab seal Õismäel ja ta näeb sealt ülevalt sinna tiigi peale. No loen veel viimased uudistega ette, millest on ka kohe näha, et see ajakirjanik on ütleme niimoodi välja kohatu ja koba inimene. Ja karumaja vast valminud tiigripuur peab veel mõnda aega tühjana seisma, et sinna istutatud muru jõuaks läbi kasvada muru kaitseks pandud metallvõreks. Muidu on oht, et tiigrid hakkavad võret kraapima ja vigastavad oma küüniseid või käpapadjandeid. Mõlemad Tallinna loomaaias elavad amuuri tiigrid on uue puurisisustuga juba tutvust teinud. Ja kuidas neile meeldis? Ei meeldinud. Ei meeldinud. No käpapadjandid said viga natukene. 1. juuni lastekaitsepäeva üritusele suuremate gruppide või klasside kaupa tulijatel palume end eelnevalt registreeruda meili teel pille.pani tallinsoo.ee, siis on loomaaeda pääsemine hõlpsam ja kiirem. Las see pille siis pani pealegi. Loomaaiast siis nii palju. Ja käisin ise muide ka loomaaias eelmisel nädalavahetusel, kui korraks siit raadiost läksin, vaatasin, et 20 minutit on vanglabussini aega veel ja hüppasin sealt läbi, lasin ennast Õismäelt peale võtta ja tunnistame, et meeldis. Meeldis, jah. Ja, sest et
kõikidele inimestele teadmiseks, et loomaaias on siis olemas ka elevandimaja, paksunahaliste maja, kus on ka toredad maduussid ja ilma karvadeta hiired rotid sees. Maod ajavad nahka. Ja mao nahka teadupärast saab kasutada erinevatel loitsimistel, erinevatel nõidumistel. Eesti rahvas on nõiarahvas ja sain ise kaasa sealt ühe albiino poamao nahatükikese, ajasin käe puuri, võtsin selle välja sealt ja nüüd olen siis nõidumas endale juurde otsa ette 3. silma lahti. Peaaegu on juba avanenud. Mitte ainult Eesti rahvas ei ole, vaid ka Eesti, ütleme siis, rahvaloomad on nõiarahvas näiteks. Ise olen käinud sellel öisel safaril Tallinna loomaaias. Oled käinud öisel kärnkonna kugistamise safaril? Ja olen näinud, kus siis, ütleme, rott, kes on maadud maopuuri, siis söödaks on vaikselt kogunud selle naha kokku ja teinud sellest endale siukse keebi selga. Ja istub nurgas ja susiseb ja madu on täiesti segadus. Ei saa aru, et tegemist on tema söögiga, vaid mõtleb, et see on väikene siukene kääbik. Jah, madud teadupärast ei ole kannibalideks ja nad ei saa enda nahast asju süüa. Ei saa. Ega ise ka ei saaks. Ei saaks. No nii on. Ilmselt. Jah, 7.42.